Вітаю вас, Янус. Tere! Чому ви вирішили приєднатися до проєкту «Спокій»? Ukraina sõda on toonud kaasa hulgaliselt inimeste kannatusi ja juba esimesel sõjapäeval oli selge, et Ukraina rahvas ja Ukraina vajab abi. Ja kõige loomulikum oli minu jaoks, et me juba alustatud ja teatud erialal püüame leida võimalusi ukrainlaste abistamiseks. Mitte ainult siis sõjapõgenike, vaid ka nende inimeste, kes Ukrainas on, ja Documental on selleks väga sobiv võimalus. Що саме надає платформа Documental проєкту «Спокій»? Documental on harukordne ja uus lahendus, kuidas ilma füüsiliselt kokku saamata on võimalik inimesi aidata. Ja sellisel platvormil nagu Documental oli loomulik, et me saame teha seda, et inimesed saavad ise enda seisundit hinnata, ükskõik kus kohal maailmas nad asuvad. Ja teiseks seda, et vastavalt Documentali hinnangule on võimalik anda vaimse tervisealast konsultatsiooni, samuti ükskõik kus koha peal, ja selleks on Documental tõesti kõige sobilikum platvorm ja kõige sobilikum tööriist. Наскільки Documental важливий для системи охорони здоров'я? No meil on praegu tegemist ka maailmas, me võime öelda, vaimse tervisealase pandeemiaga. Kui meil oli koroonapandeemia, siis nüüd me näeme, et tegelikult on see kaasnevalt ka vaimse tervise pandeemia. Väga pikad järjekorrad on saada spetsialiseeritud arstiabi, ka psühholoogilist abi, ja Documental on tõepoolest hea viis inimesi kaasata selleks, aga ka anda neile abi, suurendada ravi kättesaadavust ja ka suurendada inimeste enda motiveeritust ravi aktsepteerida. Nii et ma usun, et Documental muudab oluliselt viisi, kuidas vaimse tervise alast abi on võimalik anda alates Indiast kuni Ameerikana. Ja Eestis muidugi me teame, et samamoodi meil on 3-4 kuud järjekordas olemist, et saada arsti juurde. Documental võimaldab seda teha palju kiiremini ja palju efektiivsemalt. Дякую вам, що ви у проєкті «Спокій». Дякую, що ви надали платформу Documental задля допомоги Україні. Це дуже важливо і дуже цінно для нас. See on muidugi suur au olla niisuguse asja juures ja me teeme kõik selleks, et võimalikult suur hulk Ukraina inimesi saaks abistatud läbi Documentali ja läbi Spokoj projekti.